Tere! See oli suur hetk. Ma olen väga õnnelik teie ees olla ja ma saan teid tänada. Ma olen väga tänulik kõigile põllumeestele ja farmeritele, et teie teete minu eest mulle toitu. 2 aastat tagasi me elasime kõik sellist elu, kus igaüks pidi ise endale toidu tegema. Aga tänapäeval on ainult paar protsenti elanikkonnast põllumehed, aga täidavad nii olulist osa kui toiduga varustamine. Ma ise tegin meie isiksus.ee lehel ametitesti ja põllumehes ei olnud mulle väga kontimööda amet. Aga mul on hea meel, et teil on. Mis mulle on rohkem kontimööda, on olla teadlane. Ja tänu sellele, et teie pakute meile toitu, saan mina siis mõtiskeleda selle üle, et milline on see toit, mida meie aju tahab, mis siis saab, kui me aju kõikidele soovidele järele anname ja kuhu siit edasi võiks minna aastani 2050. Millist toitu tahab meie aju siis? Mis te arvate? Vabandust? Süsivesikuid. Ja süsivesikuid on vaja. Aju jooksebki glükoosi peal, mis on ka süsivesik. Ma hästi ei kuule siia, kui keegi ütleb midagi. Natuke kõike. Jaa, ma arvan, et see on hea kokkuvõte, et inimesed tahavad natuke kõike, aga on teatud vormid selles natuke kõiges, mis on eriti atraktiivsed ja ne võib kokku võtta sildiga ülitöödeldud toidud, kus me võtame need asjad, mida teie põllult meile pakute, võtame need juppideks lahti ja paneme ülimaitsvalt kokku. Et see toit on ülimaitsev, ta on energiatihe, ehk siis 100 grammis on see palju kaloreid, ja samuti ta on sageli hästi mõnus või pehme süüa, et me pea üldse palju vaeva nägema. Ja selline toit on see, mis meie ajule kõige rohkem meeldib. Ma arvan, et see on loogiline, et meil meeldivad sellised toidud, sest samamoodi me valime näiteks ka endale elektriautot. See võib olema mõnus sõita, võib olema energiatihe, et ta kaua kestaks, ja samamoodi võib olema kiire laadida, et niimoodi kiiresti saaks surtsaka sisse edasi minna. Või isegi korterit valides. Korteris peab samamoodi olema mõnus elada, võib olema energiatihe, et energiamärgis peab olema hea, ja siis eks ju võimalikult töö lähedal, et saaks kiiresti minna. Miks me aju tahab selliseid energiatihedaid ja pehmeid toite? Aga sellepärast, et nagu enne tutvustati, aju on äärmiselt energianäljas olev organ. Kõik energia, mis me tarbime, 2% võtab aju endale. Ja erinevalt elektriautost aju vahepeal ei lähe allamäge minnes niimoodi energiat juurde koguma, vaid ta kogu aeg muudkui kulutab. Kõige vähem 5% varieerub. Ja nii me ajule on välja kujunenud unistama piimajõgedest ja pudrumägedest, et saaks võimalikult palju energiat võimalikult kiiresti. Ja tänu põllumajandusinnovatsioonile, tänu toidutöötajate innovatsioonile, meil ongi tänapäeval poes piimajääd ja pudrumäed. Ja kõige odavamalt üldse, mis kunagi on olnud. 100 aastat tagasi ameeriklased pidid kulutama 50% oma pere sissetulekust toidule. Tänapäeval on see 10%. Ja me näeme kõik, kuhu see on neid viinud. Ja meie eestlased oleme samal teel. Me keskelt kulutame umbes 20% oma sissetulekust toidule. Ja meie need vöömbermõõdud näitavad seda. Iseenesest on see väga hea. Enam ei ole nälg üldse teemaks. Kui nagu näha, siis odaval toidul on kahjuks teine hind. Mis see hind on? Hind on siis see, et me paisume. Ja siis teine probleem on näiteks, eriti laste puhul näha, on see, et üks koht, mis meil ei paisu, on lõualuud. Et kuna toit on pehme, siis me ei näri nii palju toite, me saame kiiresti ära süüa, meil ei mahu hambad enam lõualuule ära, näeb puserit ja neid peab väänama. Hambaarstidel on selle kohta eraldi termin. Burgerisuu. Nüüd see, et meil vöökoht kasvab ja hambumus läheb valesti, see võib tunduda kosmeetilisena, kuid kahjuks suurenenud vöökoht toob kaasa ka tugevad terviseprobleemid. Südame-veresoonkonna haigused, uneapnoe, liigesevalud, vähiriskid ja ülekaal tapab. Meil on iga nädal uudised, et keegi suri liikluses ära, mis on väga traagiline. Aga südame-veresoonkonna haigused tapavad meil Eestis 100 korda rohkem inimesi. Miks meil üle iga nädal uudis, et meil on 100 inimest uuesti surnud südame-veresoonkonna haigustesse?
kui me oleme nõus igasuguste liikluspiirangutega, et õigustatult vähendada veel liiklussurmasid, siis kui me hakkame rääkima niisugust asjast nagu suhkrumaks, siis tõusevad kõik tagajärgedele ja see on täiesti päevakorrast maas. Aga ometi sureb 100 korda rohkem inimesi. Kuidas me saaks edasi minna? Kõige lihtsam viis edasi minna on võtta see toit, mis te toodate, ja panna otse taldrikule, ilma töötlemata. Seda on Ameerika teadlased näidanud, et kui panna inimene 8 nädalaks laborisse ja anda talle ülitöödeldud toitu, siis ta niimoodi automaatselt sööb päevas 500 kalorit rohkem ja võtab 2 nädalaga 1 kilo juurde. Kui anda talle töötlematu toitu, siis ta automaatselt sööb 500 kalorit vähem ja võtab nädalas 1 kilo alla, ilma mõtlemata, mis ta eesmärk on. Ja ma arvan, et see on üks lahendusi, eelistada töötlematu toitu otse põllult taldrikule. Kuid kõik ei saa meil lubada seda aega, et võtta aega toidu valmistamiseks. Siis ka tegelikult on võimalik ülitöödeldud toite teha tervist toetavamalt. Kui me eelistame näiteks näkileibasid või kanatiibasid, siis need toidud on energiahõredamad ja kauem näritavad, ehkki on ülitöödeldud. Seega meil on võimalik valida ka ülitöödeldud toitude seast neid, mis tervist hoiavad, kui me teame neid dimensioone, mis on, et nad maitseks tavaliselt, oleks energiahõredad ja kaua näritavad. Nüüd teie teate seda, saate teha ise otsuseid, aga enamik inimesi võib-olla ei jaksanud otsuseid teha ja on vaja, et meie keskkond tuleks sellega kaasa, et üleüldse oleks keskkonnas pakutav rohkem tervist toetavam. Ja näiteks koolis tänu hiljutisele pingutusele tulebki uus määrus, mis paneb nii kooli toidu kui ka puhvetid rohkem tervist toetavamaks. Ja ma loodan, et teile saab paremad elamused endale. Aga muidugi koolide kõrval on ka poed, kus on vaja ka otsuseid teha. Ning seal loodetavasti läheb varsti läbi Nutri-Score, mis on selline tervisemärgis, kus iga toidu peal on kirjas, kuivõrd tervist toetav ta on. Ja see on samasugune infoallikas nagu korteriostul energiamärgis, et kuivõrd energiatõhus see korter on, või autoostult CO2 märgis, et kuivõrd loodussäästev ta on. Ning kui mõelda, et me üldse ei viitsi ise otsuseid teha, siis tegelikult oleks väga hea, kui mõni suhkrumaks või energiatiheduse maks, mis teeks energiatihedad toidud kallimaks, energiahõredad toidud odavamaks. Et see on see minu visioon, et aastaks 2050 oleks meil toit, mis endiselt on meeldiv süüa, aga hoiaks tervist. Ja teil põllumeestel on see mõttes hästi mugav positsioon. Teie tarbijad ära ei kao, inimesed tahavad ikkagi süüa. Aga on väike võimalus, ma loodan, et meil on võimalus, et see toit, mis inimesed hakkavad eelistama, on rohkem tervist toetav, ta on energiahõredam, kauem näritav ja te võite äkki mõelda siis oma portfellile, et kui sellised muudatused meie eelistused tulevad, kas te suudate tulla järele? Kas te suudate näiteks olla natuke rohkem taimsemad, kui hakatakse küsima rohkem taimset toitu? Kui te seda suudate, ja ma väga loodan, et te seda suudate, siis ma loodan, et me jõuame aastaks 2050 olukorda, kus inimesed saavad süüa normaalselt maitsevat toitu, mis ei tee automaatselt paksuks ja mis on Eestis tehtud. Aitäh!